Tere! Täna võtame ette ühe filosoofias suurima ja vastupidavima mõistatuse. Mõelge sellest kui ühest intellektuaalsest detektiiviloost. Ja peategelaseks on mees, kelle vari ulatub tegelikult tänapäevani välja. Ja nagu ikka heas müsteeriumis selgub, et miski pole päris see, millena esmapilgul paistab. Ja alustame kohe päris kuulsa tsitaadiga. Alfred North Whitehead on öelnud nii. See on, päris julge väide, eksame, aga tegelikult võtab see ülihästi kokku Platoni tegeliku tähtsuse. Ta ei ole lihtsalt üks filosoof reas teiste seas, ei. Ta ongi see vundament, millele põhimõtteliselt kogu lääne filosoofia on ehitatud. Aga just siit hakkabki asi põnevaks minema. On tekkinud nimelt kahtlus, et kõik need sajandid uurimistööd, mis oleks pidanud Platonit meile selgitama, on tegelikult tema tõelise, isegi radikaalse olemuse hoopis ära peitnud. Ja just sellepärast ongi terve hulk tänapäeva mõtlejaid haaranud, piltlikult öeldes labida ja alustanud omamoodi arheoloogiliste väljakaevamistega. Ja see on ikka päris karm süüdistus, on ju? Mõte on selles, et see Platon, keda meile koolis opetatakse, see rahulik, tarkust otsiv habemik, see kõik võib olla lihtsalt üks hoolikalt ehitatud mask. Ja selle maski taga peitub midagi palju-palju ohtlikumat. Nii, esimene kaevaja. Esinene mees, kes julges selle labida kätte võtta ja selle fassaadi kallal minna, oli ei keegi muu kui Friedrich Nietzsche. Ja see, mida tema sealt leidis, see muutis absoluutselt kõike. Nietzsche jaoks, teate, polnud Platon mingi kabinetis istuv tolmune teoreetik, ei. Ta oli hoopis radikaalne aktivist, poliitiline visionäär, kelle eesmärk oli oma akadeemia kaudu luua täiesti uus valitsev eliit. Eliit, kes siis kujundaks kogu maailma ümber täpselt tema ideede järgi. See oli algusest lõpuni poliitiline projekt. Ja see Nietzsche tsitaat siin, see pöörab kogu arusaama Platonist täiesti pea peale. Mõelge korraks sellele. Filosoofia polegi enam mingi passiivne tõe otsimine. See on aktiivne tõe loomine. Filosoof ei ole see, kes tõe üles leiab. Ta on see, kes ütleb, nii peab olema ja kehtestab selle tõe. Ühesõnaga, Nietzsche süüdistuse tuum ongi see. Platon pettis kõiki. Ja võib-olla isegi iseennast. Ta võttis omaenda väärtused, omaenda poliitilise projekti ja esitles seda kui igavest muutumatut tõde. Sisuliselt maskeeris ta oma võimutahte, filosoofiliseks avastuseks. Nüüd, kui Nietzsche oli selle esimese prao löönud, oli justkui paisu tagant vesi valla pääsenud. Mõtlejad, kes tulid perest teda, jagunesid laias laastus kahte täiesti vastandlikku leeri. Mõlemad alustasid sellest uuest, revolutsioonilisest Platonist, aga jõudsid täiesti erinevatesse kohtadesse välja. Okei, aga et edasi minna, peame korraks rääkima ühest võtmesõnast ja see on metafüüsika. Põhimõtteliselt kogu see suur vaidlus Platoni üle keerlebki tema kuulsaima teooria ümber, see idee kahest maailmast. Üks on see meie igapäevane muutuv maailm ja teine on see päris igaveste ideede maailm. Ja just see kontseptsioon võeti nüüd täiesti pulkadeks lahti. Ja see Platoni uuesti lahti mõtestamine tekitaski, nagu öeldud, kaks suurt leeri. Ühed ütlesid, et me peame sellest pärandist lõplikult lahti saama, selle ületama, teised aga vastupidi, et me peame selle tarkuse hoopis taas ellu äratama. Ja see lõhe on eriti hästi näha, kui vaatame peamisi tegelasi. Nii, ühelt pool on meil Heidegger ja Derrida. Nende jaoks on Platon põhimõtteliselt kogu lääne filosoofia patsient null, probleemi algallikas, midagi, mis tuleb lammutada. Ja teiselt pool on Gadamer ja Strauss, kes näevad Platonis hoopis vastupidi, tarkuse allikat, midagi, mis aitaks meil just tänapäeva kriisidega toime tulla. Ja kogu selle vastaseisu keskmes on tegelikult kaks täiesti erinevat nägemust täest ja ajaloost. See ongi selle konfliktis süda. Siit jookseb see veelahe, mis näitab, kui totaalselt erinevalt nad maailma näevad. Nii et ühel pool on meil leer, kelle jaoks ajalugu on mingi lõpule jõuda protsess ja tõde on alati kahtlane asi, mida peab dekonstrueerima, lammutama. Teisel pool on aga need, kes ütlevad, et ei, ajalugu on avatud dialoog minevikuga. Ja tõde pole miski, mida omada, vaid miski, mida pole pidevalt püüelda. Ja lõpuks taandubki kõik ühele küsimisele. Milleks meile üldse filosoofiat vaja on? Ja see ongi see suur intellektuaalne rindejoon, mis defineerib tänapäeval meie suhet Platoniga. Ta ei ole enam mingi rahulik kuju antiikajast. Ei, temast on saanud lahinguväli, kus võideldakse usu või ärausu kogu lääne mõtteloo tuleviku pärast. Okei, aga miks see kõik meile üldse korda peaks minema? Mis meil sellest iidsest vaidlusest? Ja siin ongi asja konks. Selgub, et tegelik eesmärk pole kunagi olnudki mineviku uurimine. Ja vot see ongi kogu asja võtti.
Need filosoofid ei uurinud tegelikult Platonit, et saada teada midagi antiikajast, nad kasutasid Platonit nagu muukrauda, et kangutada lahti meie enda oleviku alustalad, et aru saada, kuidas me oleme üldse siia punkti jõudnud, kus me täna oleme. Sest Platoni ümberlükkamine sunnib meid esitama neid kõige suuremaid küsimusi, mis on praegu täpselt sama olulised kui 2000 aastat tagasi. Mis on üldse inimeseks olemise mõte? Millised on tehnoloogia piirid? Kas me tõesti kontrollime oma saatust? Ja mis on ühe õiglase ühiskonna vundament? Need on ju meie tänased küsimused. Ja see tsitaat siin võtab selle ideaalselt kokku. Küsimus pole selles, mida Platon tähendas tol ajal. Küsimus on selles, mida ta saab tähendada meie jaoks siin ja praegu. Ta on nagu ajatu tüüristakast, millega saab lahendada ka tänapäeva probleeme. Ja see ongi võib-olla kõige tähtsam järeldus siit. Mineviku ümberlugemine on tegelikult oleviku väljakaevamine. See on nagu intellektuaalne arheoloogia. Kaevates mineviku ideid ei leia me mitte ainult mingeid iidsed esemeid, vaid me paljastame oma enda oleviku varjatud vundamendi. Ja lõpetuseks jätan teile ühe küsimuse, mille üle mõtiskleda. Kui me võtaksime sama lähenemise, siis milline on see meie aja alustekst, mis kõige rohkem väljakaevamist vajaks? Mis on see meie aja Platon? On see meie arusaam tehnoloogiast, majandusest, demokraatiast? Mis on see asi, mida me peame enesest mõistetavaks, aga mille maski taha me peaksime vaatama? Selle mõttega ma teid tänaseks jätangi. Aitäh!